Ja kolmas osa on siin siis tasapisi jätkumas ja siin just selle õnnetuse maakaardi juures ja edasi ka Alatskivi lossi juures olles ja seal natukene juttu rääkinud ühe töötajaga, on kohe aru saada, kui kõrgele siiski kaamera nurk vaatab, mida oleks pidanud allapoole keerama. Et ma tegelikkuses jah, ütlen jälle tegelikult, et ma olin väga tige iseenda peale. Nüüd ma proovin selle hiljem mitte seda viga teha. And in here is continuing is a third part, and in this part in the end we being it's arrived to Alatskivi castle and a little it's talking with a local manager in the vet castle, and yes, I'm was in that castle. It's now it's a meeting. It's like it's a weddings and another some kinds of things. And in the castle have its hostel, mostel, costel rooms, like it's a baron's rooms and something. It's. Итак, продолжается третьей части, и здесь я в конце особенно этому части, когда я пойду этот замок, этот Alatskivi, как этот угол камера слишком низко. И оказывается, да, я сейчас, я знал, но забыл, что это, как этот замки теперь еще юбилей, свадьбы, похороны, что угодно сделают. И есть еще хостел, мостел, костел, помещение и какие-то там паронские даже, может быть, такое. Ну, просто так катаемся потихоньку и поболтаем здесь. Ничего особенного, но скучно, как всегда. Nii, alustame siis nüüd kolmanda osaga. Aga nüüd on seda, et ma ei ulata näidata. We are in here and we're riding up to Alatskivi. After that we are turning, it's a little it's a northwest, and where is it's a Pala is a righted, and after that way we are riding back, and by that way we are riding back to the Tartu. Итак, мы здесь Коза. Едем дальше Alatskivi, оттуда едем северо-запад, там Pala написано, потом, я не знаю, как рукой показывают, потом едем обратно, и по этой же дороге едем туда. И Pala, там должен быть автозарядка Type 2, откуда я могу зарядить свой электровелосипед. Там недавно еще ничего не было. И как раз хочу смотреть, можно ли там зарядиться. И там полчасика, наверное, сделаю. А здесь Alatskivi будет еще замок. And in the Alatskivi have its castle, Alatskivi castle, but it's a copy from Scotland. It's a small copy from Scotland. It's Balrome castle. I don't know if it was by England, where in here it's Aberdeen and in Scotland, and in here it's 50 miles or 80 kilometers. It's a Balrome castle. It's Aberdeen's higher here. I don't know how to say it in English. No, I'm just only showing. No, it's a map too about that. And the pictures too, it's how look, it's a real castle in Scotland. And it's how it's, no, we're seeing that. Nii, итак, там есть такое замок Alatskivi. И это такое копия из Шотландии. Итак, хочу показать, как мы зарядим всего этого хреновину. Ja siis ma tahan näidata, kuidas me siis siin laeme seda Kubangast, nii ühe ma panin siia sisse, nii
paneme siia. Nii. Ja nüüd võtame korraks voolu välja, paneme voolu tagasi sisse ja meil see asi hakkabki nüüd laadima. Lähme pimedamasse kohta, siis me näeme paremini. And where is it's a dark place, we seeing that it's starting to the battery is starting to charge from power bank that is 30,000 milliamperes. And that is a good solution. And you have always you have in here it's 3 batteries, 1 in the camera. And now we putting it back to the bag. All that chargers and the power bank, and starting a ride again. Is it charging still? Yes. I want to see that. Is it I want to be sure, is it still charging? Yes, it's charging. Closing a small bag and Чучское озеро. И да. Это такое маленькая такое поездочка. Aga pala peaks olema juba Jõgeva all. Ma mõtlen, kurat, Kallaste on Tartu all. Ja vot siit ongi see, et kui me seda pala vaatame, kus ta seal vahepeal on, siis ta ei ole kunagi mulle jäänud ühegi tee peal ette, et kui ma olen siit tagasi tulnud või siit kaudu ette tulnud, et ta on kuskil keskel. Ma olen küll mööda sõitnud mingites kohtades nimega need, nagu ma tean, et mingi möku või midagi niisugust, mul on nagu tuleb tuttav ette. Aga nagu mul ei ole üldse ette, milline pala välja näeb. Ma ei viitsinud hakata neid vanu videosid ka üle vaatama. Aga lihtsalt, jah. Итак, да, этот палав, этот в середине. Если ты путешествуешь куда-то на север или туда, он не попадет на дорогу. Я вроде мимо ехал какие-то места, смотрел вчера по карте. И мне, ну, как знакомое, будто бы я там был. Я раньше всегда, когда через деревню ехал, я субтитры поставили и население, сколько народу там менялось, все такое я сделал всегда. Теперь вроде уже лень с этим заниматься. Это очень много берет время, и надо смотреть всякие материалы, искать там всякие архивы. Так что это не совсем так, чтобы... Nii. Aga nüüd on juhtunud see, et me oleme siin hulka aega jutustanud ja paneme jälle stardime 01.24. Ütleme, et me oleme 5 minutit jutustanud, siis täpselt kui 2 tundi täis saab, siis tuleb teha kolmanda osa lõpp. Итак, когда он точно будет 2 часа, мы опять начинаем. Заканчиваем 1 час. Так, посмотрим, а что он тут показывает нам. Туда поворачивается.
Поворотники хорошие, большие, сразу видно, и солнце не так. Переменная облачность сегодня как раз будет. Иногда побольше, иногда поменьше. Но тепло, нормально. Вот как раз хорошо такое. Ну вот, там колхозно-совхозные дома были. И у людей, вот там, ну да. И вот у людей здесь огородики сделаны. Да. And the Agrogulag, people from Agrogulag houses what we just was, we have it's small land in here, and we growing in here is different vegetables. Kallaste, no sinna me ei sõida. Sinnani me ei sõida, me keerame Alakskivi juurest ära. And we seeing it's old barns in here, it's from tsaristic period. Итак, видим еще амбары из 19 века. Что-то край дороги здесь слишком узким стал. Так, немножко быстрее можно ехать, скорость понизится. Tundub, et minu kaardisüsteem ei hakanud praegu õieti mind lugema ja juhendama. Ta hakkas mingist valest alguspunktist hakkas pihta ja ta arvab ikka, et ma pean sõitma mingisuguse sellega. I этот карточно или как этот map этот. Он вроде считает, что он неправильно показывает мне все это здесь или как-то так. Здесь скоро начинается опять горки начинаются, and somewhere in here it's again it's starting it's small hills and the valleys. No, how it's to say it's small, but we are rising it's quickly up and down it's too. Ja enne Alatskivit hakkavad jah sellised tõusud hakkavad ja langused hakkavad jälle pihta kohe. Praegu oleme siis nagu varatavasti siis veel selles Peipsi äärses selles madalikus või selles alas siis siin. No me oleme ju ligidal. Aga tänu sellele muidugi et meil ei ole enam läbi Narva ei ole mitte mingisugust transiiti õnneks. Siis ei ole siin enam, selle tee peal ei ole enam suuri veoautosid. Et ei ole igasuguseid фураsid ei ole siin. Итак, когда этот русские закрывали этот Ивангородский этот граничную точку для машин, не эстонцы не закрыли, русские закрыли. Если кто-то думает, что это плохая нацистская страна, натовские, где
где угнетают русских и закрывали это для машин. Нет, этот русские говорили, что закрывали на бесконечный капитальный ремонт, и все это транзит накрылось, и больших фур уже не едет. Я помню, когда я здесь катался, в 22-м году, 23-м году еще открытый был, да, еще этот. И тогда по этих дорогах здесь большие фуры катались. Довольно много на сторону Ленинграда. А теперь, ну, они есть что-то тут, ну, этот автобус. And before, in Narva and Ivangorod, where is it's a border point. Narva is Estonian side, and Ivangorod is its Soviet Rusland border point. And it's some years ago Russians are closed for rebuilding that point, and they closed the car traffic. And now in here it's not transit traffic. It's not 2 years. If I remembered, it's 2 years. It's ago. The ending the big in here. It's not big trucks we seeing. It's no. And yes, it's we're like it's resting and enjoying it that way it's now. Kurat, selle põlvega, selle parempoolse põlvega, millega see nii-öelda siis see põlvekõhre ja siis see artroos, mõni päev on parem, mõni päev on halvem. Ja nüüd on need esimene see nädal juba, jah, kui ma seda pukasõitu tegin, see oli siis 25. juulil, siis ma võtsin sõidu seal vahepeal peale Elvat, võtsin ühe selle tableti, ma ei mäleta, mis selle nimi enam oli. Ja nüüd on see ammu läbi. Jälle venida, kurat küll parasid selline. Tavaliselt ma ei räägi kunagi niiviisi. Aga vaat siit kuidagi nagu vaatad ja mõtled ja siis tekib selline veniv, selline asi tuleb juurde. Ja siis nüüd on juba siis nädal möödas, jah, kui ma enam ei ole seda võtnud. Ja kohe läks jällegi läks põlv, läks jälle kohe valusamaks. Ja kirjutasin jällegi selles meie online'i chatis siis selle meie perearstiga, et mul on veel 7 tabletti järele, et äkki võtaks veel edasi. Ta ütles, et ei, et ära võta, et ei, et nii päris vist ei tohi ikka vähemalt ja et vaatame, mis saab edasi. Siis hämmastaval kombel täna hommikul oli täitsa hea. No sa nagu tunned, et midagi on teisiti, aga sa vähemalt ei lonka koduses olukorras. Aga kui see tuleb see Kalevipoja säng või see sängi koht, mis siin tee peal tuleb ja selle trepiga tuleb, ma ikkagi vaatasin eile seda Google Maps'i pealt seda kohta, vaatasin nagu sellise iroonilise hirmuga,
kuidagi tõi, et või no kas just hirmuga, aga noh, kerge sellise irooniaga tõi, et minu jaoks on igasugused vallimäed ja kindlused on läbi. Noh, ütleme, et kui mingi kindlus või vallimägi ja no, niisugused asjad ja noh, midagi nii on ju, siis ikka, aga no oletame, et lihtsalt mingisuguse künka otsa minna, et kus see Kalevipoeg siis nagu oleks olnud. Ja ma mäletan kunagi seda, et oli sellised teoreetilised arutelud olid, et no kui suur ta oleks siis nagu ikkagi olnud on. Ja võeti siis igasugused füsioloogid ja antropoloogid ja ajaloolased ja kõik sellised asjad võeti kokku ja tema suurus võib olla siis ütleme, et esmast väiksemate arvutuste puhul, et 15 kuni 20 meetrit ja isegi kuni 100 kuni 500 meetrit. No kui hakata niiviisi panema. Ja näiteks üks asi, et ta oli 700 lauaga tulnud läbi Peipsi järve. Ja ta ütles, et vaevalt vöökohani või puusadeni oli vesi olnud, aga arvestades seda, et sügavus seal kuskil keskelt läbi Peipsi sügavus on 7-8 meetri vahel, noh, võtame ta siis umbes pooleks, no võtame siis, et 15-16 meetrit siis tema kõrgus. Ja siis, kui füüsikud hakkasid siis arvestama seda, et tema seda hakkasid arvestama siis seda hakkasid arvestama igasuguseid tema visatud igasuguseid lingu või igasuguseid kive ja asju, mida ta oli loopinud ja niiviisi. Ja arvestades kivi ruumala kivimassi, Soomes olevat ta eriti suuri kive loopinud, tuleb välja vist, sellepärast, et seal on neid suuremaid ja rohkemaid tunduvalt olemas. Ja et ta oleks pidanud mingisugune vähemalt mingi 200 meetri kõrgune pidanud olema. Aga samas jälle füsioloogid ja mingid sellised tegelased ütlesid niiviisi, et see luustik ei oleks pidanud vastu sellele massile. Et noh, kui ta oleks isegi päriselt olnud, eks ole. And it's old windmills. Veetarjande ei meelnud seda staari. Et see luustiku arvestades, et meie seda luustiku, seda struktuuri ei oleks ta pidanud vastu pidama sellisele kahejalgne olevus. Aga samas jällegi nenditi seda, et me ka uskusime, et ei ole võimalik, et selliseid hiiglasuuri igasuguseid dinosauruseid ja igasuguseid suuri kalasid on olnud. Aga kala küll vees on leitud Sahara kõrbest, eks ole, kalu, eks ole, mingid kohutavate suurte mõõtmetega. Nagu lihtsalt nagu mingi, mis ei ole dinosaurused, vaid lausa kalad vist on olnud. Et millised seal ikkagi siis need kalad on ja dinosaurused on olnud, siis see tundub ka nagu, et teooria ja füsioloogia ja sellise meditsiinilisest seisu vaadates ei oleks tohtinud neid nagu olemas olla. Aga ommetigi nad olid hiiglasuured rohusööjad, eks ole. Täitsa sellised rahulikud rohusööjad, aga siis olid ka, siis see maa kliima oli teine ja sõnajalad ja mõelda, kui paljudest kihtidest, sõnajalgadest ja asjadest on tekkinud lademed kivisütt. See on lihtsalt uskumatu. Keegi niidab muru. And somebody is cutting its grass, it's on the right side in the farm. No vot huvitav jälle, siin on natukene see kõrrepõld on juba natukene vist kollasem.
ja huvitav, kuidasmoodi siin see paremal pool see rohi pärast siin, sest et need on ka kõik allikapruunid, et mismoodi kõik need kõrred ja asjad või need poolkõrged heinad ja või need kõrkjad, no kõrkeid siin vist veel päris ei ole, kuigi nii ja naa. No siin on päikse käes praegu nagu ilus kollane, jah, kõrrepõld on natuke teistmoodi värvi, ma ütlesin ka, et kui vili on ära lõigatud, et siis see põld näeb nagu ilusam välja. Nii, aga me hakkamegi siis varsti Alatskivile jõudma. Ma pean selle mäpisüsteemiga midagi ringi tegema, sellepärast, et ta arvab ikkagi, et ma pean alustama Tartus seda kuradi neetud sõitu veel, minu arust. Las ta olla tegelikult. Siis ta näitab mulle nagu seda tagantjärel olevat teed. Aga võib-olla näitab õieti isegi. Aga minu arust ta vanasti ütles ette ka mulle inglise keeles, et kui ma teise telefoni peal seda Bolti sõitsin. Eelmine aasta ma seda Maps.me'd ikka kasutasin, siis ta ütles mulle ikka inglise keeles ilusti ette kogu aeg asju. Tal lihtsalt eesti keelt tal ei ole. No vene keelt on ka võimalik panna, aga äärmiselt nõme on sõita linna vahel ja see sul kuradi lõugab vene keeles. And yes, it's nothing is not happened, and like I'm talking like I'm like it's resting and enjoying. And solar panels, field. Где-то я говорил какой-то год, я говорю, что солярные панели, да, этот солярные, солнечные, солярка, это что-то другое. Армии попал, я первый раз не понял, про чего рассказываешь, что солярку надо налить. Но русский-то знал, что мы называли все-таки дизель. Даже на русском языке местные тоже называли это дизель, а не соляра или солярка. Звучит как селянка такое. Что мне это сперва непонятен был, что это такое. А еще одну вещь было, что там мы же использовали эти железнодорожные войска, как-то мы на дороге болтались, и рядом дорогами там за безопасность эти оранжево-желтые эти жилеты. И мне это очень странно было, потому что в нашем языке эстонском, жилет звучится зилет. А зилет это тот, чем ты преешь это. Какой-то жилет, какие жилеты мне надо одеть? Да вы что, какой-то жилетами преется. Фирма есть даже Gillette. И я помню, вот это тоже еще помню, какой-то узбек говорил мне как-то: не такой Порш. Я думал, какой Порш? Порш этот суп
какой супный. Я даже не понял, что это такое. Ну, узбек тоже так. Я не могу и повторить это по точности. Ну, этот просто так для вспоминания. Так, опять начинались корки-бугорки. Опять в левом стороне такой серый-желтый. Но сейчас светлее. Вот этот на левом стороне более интересно, как камера этот показывает. Tegelikult mul ongi vaja siia pärast sinna pala peale keerata. Aga sõidame korraks Alatskivile. And yes, we need to turn to here to a pala. But let's ride to Alatskivi Borog and seeing its Alatskivi castle. Ja siit oleks pidanud ma ära keerama tegelikult, aga lähme vaatame Alatskivi korraks lihtsalt selle kaameraga. Ma ei ole kunagi teinud selle DJI Osmo Action 6-ga. Mis on imelik asi? Kui ma vana kaameraga originaalis ta andis isegi 100 megabitti bitrate'i andis video seda kiirust või seda on ju. Siis ma enam ei tea ju kuidas siit keerata seal. Кажется, не помню, как здесь туда надо было ехать. Et ta andis 100 megabitti striimi ja, või noh, seda video, kuidas seda voogedastust on. Ja kui ma panin 80 megabitised, panin YouTube'i ülesse, siis noh ja. Ja nüüd, kui mul on tegelikult kuskil 80 megabitised ja ma laen ülesse 60 000 selle megabitiga või 60 sellega kilo ja siis nüüd juba ma vaatan 1080, et see kuradi 60, et seda oli natukene nagu liiga palju, ma sõitsin mööda, ma oleks pidanud ära keerama. Ja mimo ехал, ja надо обратно повернуть отсюда. Или можно отсюда куда-то налево поворачивать туда. Отсюда надо обратно повернуть. Если флаги, это значит местное самоуправление. И украинский флаг тоже есть. Да, есть, да. Так, мне надо замок там. Не буду искать приключения. И, наверное, через парк тоже можно как-то ехать туда. Ну, поедем там, где эти главные ворота. Так, тут дорожные работы какие-то. Так. Так, где он? Замок. Where is that castle, is it? Jõuduloss jääb sinnapoole või? Täpselt sealt august läbi. Saab siit, ega siin astmeid ei ole? Jalgrattaga saab sõita ja? Selge. Aitäh.
ma mõtlesin, et mingi suur tauku ei tule või midagi või? Selge, selge, sain aru. Что-то тут какие-то кочки. Они скажут, что это восточные стороны. Так, замок у нас впереди. Так, машины там катаются. And that is was not wet gate. It's must be it's a similar copy of Scottish castle. Ballrome. From Aberstein. Here, Aberstein higher. I don't know how to say it in English. Let's push the bicycle up, and I want to understand it. We have 8 minutes to turn off the camera. All right. Опа. Итак, этот копия из одного, более-менее такой же копия шотландский. Мы пойдем пешком. And we a little it's walking, watching to another side. After that we riding out from that way. Now it's museum in here. I was in here, it's 2011 or something, and it's terrible. Gardeners is working. Sadovnik. Так, что за куст тут такой? Настик. Grass snake. It can be. And this is from another side. Not bad, not bad. Неплохо, неплохо. Так много этих разных имений, вот такого системы видал, что я подумал, что здесь озерки, пруды будет. Да нету. Да так много разных местах было. Так что все они уже так хорошо, солнце как раз в этот облако прикрывает сейчас, и можно нормально смотреть. Jõudu. On see, öeldakse õieti, et see on selle Šotimaa selle Ballrome'i lossi koopia, jah? No enam-vähem, jah. Ja mitte enam, ja ma tean pildi pealt, ma vaatasin, et ta on teistmoodi ikkagi. Kuidas selle hääldus on seal? Ma ei teagi täpne see. See ei ole. See ma ei oska, Palmori, jah, või kuidagi jah. Aga no seal on jah mingi šoti dialektid või midagi, jah. Ja. Üks osa on puudsega, enam-vähem ta on
üks osa on selle moodi, jah? Ja osaliselt on, aga seal on mingid tornid olid, ma vaatasin eile õhtul pilti korraks. Huvi pärast, et... On ja mingi. Meil on nagu natuke pikemalt, ma olen ise seal Šotimaal päris käisin ka vaatama. Ma mäletan, et 2011 aasta oli see kõik ära lagunenud ja uksed olid lahti ja kõik oli pilla... 2011 avati see uuesti. Või oli siis varem, siis oli ta varem. Siis oli varem, kõik oli väga pilla-palla ja... 2001 hakati 10 aastaga restaureeriti ära ta. Ja 2011 avati ta, jah? Avasti, aga no ja vahepealsel ajal ja ma mäletan, et kõik oli pilla-palla ja sai kõik ringi käia ja... No Vene ajal käest ära lastud ja mida sa tahad, eks? No Vene ajal olid ja siin keegi sees oli, siin oli ju Savosi söökla oli siin ja siin oli vist piirivalve oli Eesti ajal sees olnud, et ta nagu sellepärast ta tegelikult on natuke ikka isegi seisnud võib-olla, muidu oleks ta päris ära lagunenud. Aga siin elasid ikka sees, elu oli nagu sees kogu aeg, jah? Aga jah, 2011 sai valmis, 2011 alustasid ja... Palka ka ikka makstakse selle väikse nokitsemise eest või? Ise teenime omal, ega meil on sihtasutus. Ise peame välja teenima, sellepärast meil ongi siin nii vähe töölisi ja juurde ei saa võtta ja... Et see on nagu see 87. aastal välja tulnud selle Kallasse, Titma ja Savisaare projekt, see ime. See tuleb meelde ja et sa oled ka see ise majandav Eesti. Ise majandav Eesti ja... Ise teenime omale raha. No jah, selge, ma sain aru. Ma käisin siin mingi juulis käisin, ma olen ise tartlane ja siis seal Nõo surnuaias. Ja et seal ka nüüd emaga on nüüd natukene halvasti, et tema käis muidu seal, aga nüüd on ta hooldekodus seal märtsist alates ja siis ja mõtlesin ka, et kuidas need muruplatsidega neid asju ära teha, aga siis mul ühel tuttaval on selline Makita, selline akuga, nagu selline päris selline suur, selline ja ots on siis nagu need selliste kääridega ja kuradi hästi lõikas kõik ära see Makita oma. Ma sain kõik nii kiiresti, sain need haua. Jah, meil on üks põletame ka, aga no põletada ka jah, aga jah, toon natuke suurema jaoks. Näiteks mina näiteks ei paneks kätki külge näiteks, et sellepärast, et sul ei ole siin midagi, aga jah. No muru jah, võib-olla niimoodi ja sellega teha. Aga soola visata nagu tead niiviisi. Me oleme siia kõike pannud soola kõike pannud, ja kõike ädikad ja natukene isegi mürgitanud ja aga ei, see tuleb. Nüüd on ju see suvi oli, või praegu oli vihmane ka, nüüd ta jälle seisab siin. No eelmine suvi oli ka vihmane. Terve juulikuu oli külma vihmane metsik loodus ja see kasvas nii hästi eelmine aasta mühi. Ja see aasta ka. Jah, siin tuleb ka metsikult muru kogu aeg juurde. Eks ta algus mingi aeg pidas see killustik talle kinni, aga nüüd ta tuleb... Huvitav, mul kodus aias nagu eriti muru, tegelikult, ikka kasvab, hekk kasvab ka kiiresti välja, kasvas kogu aeg, et pidevalt pidi lõikama, sellepärast, et vahepeal läks natuke soojemaks, siis enne seda oli vihmad tulnud, siis ta kasvas jälle kiiresti välja. Ennem kui mul see ikka, okkalised need, et okkad kõvaks lähevad, kõik pehme on, et kui sa sealt ära võtad, et sa ei peaks ennast ära torkima nende okkaliste asjadega, et siis sai kiiresti... Ei, see aasta hirmsasti kasvab, teda jõua teda kuskilt otsast siis. Ühest otsast teed, teisest on juba uni. Hea küll, aga jõudu, ma ei tea, kas on soovida, aga viitsimist ja vastupidamist või kuidagi, või seda tahet. Tahet ja viitsimist, et... Так, я спрашивал, а зарплату тоже за этот какой-то дают? Они сами заработают здесь. Музей и от билетов такое, что этот хозяйственники не под государственным бюджете. And I'm asking, is it way get with where we get the salary? And they say that it's from a tickets. It's not under the government budget. It's yourself.
getting money. Nii, ja nüüd on küll vaja välja lülitada, kurat võtaks. И так теперь надо точно вырубить. Я уже эта часть этот слишком длинной стал. Ну, черт с ним. Уже такой. Ja nüüd tuleb küll välja lülitada, sest see osa sai juba liiga pikaks. Stop recording.